ronimisklipi. Panin kaamera filmima ja filmin, kuidas kotiga ronisid mäest üles ja tulen ruttu alla tagasi ja siis vaata, norm, kaamera filminud. Ma ei tea, mitu klippi mul niimoodi on kaduma läinud, aga uuesti idee. Maksin just 1.50, et mäest üles saada. Well spent. Tulin mäest üles, ilmselt on see magamiskoht ja Rõbemägi lihtsalt kõik on nagu vastik taimestik. Hästi palju on siukest kraami, kus on nii terav. Siin ma pean nüüd ära koristama maast selle olluse ja siin pean ka tuulevarju tegema. See on mäe peal ja mida puud teevad siin. Muidu ma küll hästi ei maga. Läheb koristuseks. Jah, ütleks, et päris normaalne. Hea pikutada küll. A few moments later. Hommikust palja nägu läheb järjest tulevaks. Ma pigem ei näita seda, näitan parem jetpoididele. Täna oli siis viimane öö väljas, et päris viimase öö Maltal. Veedan siis seal Märdi tuttava juures. Et saab natuke paremini välja puhata ja hommikul vara vaja lennukile ka jõuda. Ja, et siis jah, Riiast pean autoga veel koju sõitma, et tahaks enam-vähem normis olla. Tripin sadama poole vaikselt tagasi, lähen ära ja võib-olla seal Põhisaarel midagi natuke lollitan. Alati, kui sa teed siukest laagrit, siis jäta see alati samasse seisukorda, nagu see oli. Et proovi taastada võimalikult palju, mis sa liigutanud oled ja prügi, alati prügi kaasa. Ja kui sa näed isegi koha peal, et on ka jäetud natuke prügi ja sul ei ole seda väga raske kaasa võtta, siis võta kaasa. Hoiame loodust ja sellisel moel nagu ei jäta matkajatest halba muljet ka. Et siis lubatakse ei vaadata halvasti, kui me kuskil niimoodi ööbimegi. Jalutan siis läbi nende tapjataimede tagasi. Põhimõtteliselt ma pean tolle majani jõudma. Hommikul või millalgi olid autod tund sinna. Eile läksin siis kille jõund. Aga õnneks ei olnud kellegi probleemi. Teine asi. Mõnus kaste oli tekkinud ja ma olen läbimärg. Mul on muidugi ilustused ka kastide peal. Bussid liiguvad iga tunni tagant ja 15 minti tagasi läks üks buss, et siis ma pean 45 minti ootama. Aga siin on ülesanne. Ma õiget vastast ei tea, aga ma pakun. Aeg ärgata. Minu pakkumine on aeg. Ma arvan. Aga tehke oma pakkumisi ka. Guess where I am. See purks oli lihtsalt nii hea, ma pidin uuesti tulema siia. Et olen sadamasse teel ja see on siis sadama lähedal. Et
Mul on see trip nagunii ülivähe rämpsu söönud, et noh, rämpsu ja magusat ja kõik on siuke hästi tagasihoidlik on mul. Et noh, võib lubada ikka. Ja noh, millal ma ikka siukest purksi veel saan, et see on lihtsalt nii hea. Vaadake seda. Pärast purksi jõudsin sadamasse, natuke ootasin seal seda parve. Tollega tulin Põhisaarele tagasi. Siin tegin jalutuskäigu, ei olnud väga palju siia randa. Noh, mitte kõige ilusam rand, aga midagi ikka. Ja ootan päikest põhimõtteliselt. Lihtsalt peisitada ja olla ja väga palav hakkab siis äkki isegi vette. Lollitan, mul siin aega on. Väga plaane täna ei ole. Et siis tuleb kuidagi aega parajaks teha. Ei viitsi ikkagi passida. Lähen proovin midagi targemat teha. Nojah. A lot of hard work. Legend räägib, et tüüp läks esimese lumega driftima ja läks vähe lappesse. Davai, kes külgboksi tahab teha. Tegelikult on nii.